Tervist! Mul on üks jutt. Keegi, kes on teinud taeva ja maa ja kosmose ja kauge kosmose. Tema on sinust huvitatud. Öeldakse, et Jumal sinuga. Ja öeldakse loojang. Miks on öeldud loojang? Tähendab looja kätetöö. Tahan öelda, et on olemas Jumal. On olemas. Tema on hea ja hoolib sinust. Ta armastab kõiki. Ja ta soovib, et sa pääseksid taevariiki. Ja temal on omad nõudmised ja oma tahtmine. Ja tema tahtmine on see, mis peab sündima. Ja sinu tahtmine, kui sa nüüd alistud Jumalale, sa pead ära salgama oma selle, kõik oma soovid ja see on nagu öeldakse Jeesuse jüngriks hakkamine. Ja kuidas sa võid ise oma sõnadega öelda kaasa, võtad ühes sõnad ja tuled Jumala ette, ütled, Jumal, ma tahan hakata Jeesust järgima, palun võta mind omale lapseks. Ma pöördun ära patusest elust. Palun, anna mulle püha vaim. Ma tahan eluaeg järgida Jeesust ja tema õpetust, tema eeskuju. Anna mu patud mulle andeks. Ma tahan ausat elu elada. Võtta niimoodi palud. Ja Jumala tahtmine on, et me hülgaksime patuse elu. Patupalk on surm. Jumala armuand on igavene elu. Igavene õndsus. Tähendab armuand. Aga kui sa meelega pattu teed, siis Jumal ei taha seda. Jumal tahab, et me püüdleksime, mitte teha pattu. Seal on isegi nii öeldud, et võid ise lugema. See on edasi jõudnutele. Tähendab, et kui on siis soov kellelgi piiblit tunda, teada, tahta õigesti teha, isegi kui sa ainult natuke tahad õigesti teha, ausat elu elada, hakka hüüdma Jeesuse nime appi. See on kõikvõimas vahend. Tähendab, Jumal on kõikvõimas. Aga kui sina hüüad Jeesuse nime appi ja pääsed, see on pühakirja printsiip. Kes issanda nime appi hüüab, see päästetakse. Ja sa ütled võib-olla, aga mul on pilet juba taskus, et mis sa siin tututad, et mul on, tead, et ma olen ristitud ja kui mul laps oli, mul pandi piisk pea peale, keegi pani piisa pea peale ja ma olen nüüd ristitud ja mis sa siin kobised? Ei ole, vaata, igaüks oma tahet väljendab sõnadega, iga päev. No ja kui sulle varba peale astub, mis sealt tuleb? Keegi astub ja vaata, mis tuleb. Ja sina võid Jeesuse nime ikka appi hüüda ja sa võid mitu korda päevas appi hüüda Jumala nime, kes teda appi hüüavad kui isa, taeva isa, valguse isa. Ja see mõnes mõttes on see nagu, see ei tulnud kergelt. Aga sinu poolt on nagu tasuta kraam, et sa hüüad ja Jumal annab sulle. Aga Jumal maksis koletu hinna tema poeg, kes elas täiesti süütut elu. Ta elas elu, aga pattu ei teinud. Tähendab, sellega maksis Jumal kinni kogu inimkonna eest, et me saaksime andeks. Andestus on Jeesuse verega ostetud. Jeesus löödi risti ja ta läks põrgusse. Jumal
saatis oma poja ära. Muidugi Jumal äratas ta surnust üles ja siis see on ka piiblis, mis seal sai, mis seal juhtus. Ja kes siis tahab järgida Jeesust, ta võib olla valmis ka, et patused vaenavad teda. Patuste vaenamine. Jeesus koges patuste vaenamist enese vastu. Ja see on nagu üks osa kristlikust elust ja sellisest, mis kristlasega juhtub. Et kõiki, kes tahavad elada Jumala kartlikult Kristuses Jeesuses, kiusatakse taga. Ja mõnikord on selleks isegi valitsusasutused. Ja mõnes riigis on näiteks isegi sõjaväekaplanid keelati ära, mitte kaptenid, kaplanid. See on see vaimulik, kes sõdurite hingehoidu teostab. See on kaplan. Ja vanglakaplanid olid ka vanasti. Tähendab, et kui inimene tahtis andeks paluda, siis ta kutsus kaplani. Ja siis ta sai Jumala sõnaga nagu kosutust ja ütleme kosutust. Et see on nagu väga tähtis osa saada kosutust ja selleks kogudus koguneb, mis seal teevad. See võib olla erinev, koguduseti erinev, mis seal teevad, aga see on üks hea koht, kuhu minna ja kuhu tulla tagasi. Ja öeldakse Jumala teid õppida tundma, Jumala teid tunda. Et see on väga selline oluline, et sa õpid Jumala teid tundma. Ja kuskil on öeldud, et minu teid nad ei võtnud tunda või kuskil on niimoodi, et siis ja on küll, jah. Siis minagi ei hoolinud neist või midagi sellist, aga nad ei pidanud jäänud püsima minu lepingusse oli seal. See oli Heebralaste 8/9 või 9/8. See on selline paragraaf. Karm paragraaf on see. Tähendab, et me peaksime Jumala lepingut pidama. Jumalal on mitte trafaretne, see on vale sõna. Standard. Leping kogu inimkonna jaoks. Ja see on pühakiri. See on algusest lõpuni pühakiri. Ja inimesed on saanud taeva külastuse osaliseks ja on seal olnud neid, kes lähevad ja tulevad ja saavad nägemusi. Ja on neile näidatud, et inglid ja kõik, kes seal on üleval, nemad imestavad, et miks inimesed ei saa aru, et piibel on Jumala sõna. Ja ma nüüd siis ütlen, et taevas on olemas ja põrgu igavene õndsus, igavene hukatus, igavene saatus. Ja mis sa selle Jeesusega teed? See oluline asi ongi. Kas sa võtad ta omale vastu? Ka negatiivne otsus on valik. Edasilükkamine on negatiivne otsus. Ja sundijaks, kes on sinule sundijaks? Pühakiri ütleb, et ma panen su sundijaks rahu. Su käskijaks rahu ja su sundijaks õiguse. Midagi sellist oli. Tähendab, see südametunnistus on ka olemas. Inimestel on südametunnistus. Mõnikord see ärkab, kui on asju, mis äratavad südametunnistuse. On selliseid inimesi, kes on paadunud ja siiski mingid asjad äratavad tema südametunnistuse. Ja Jumal on väga võimas selliseid asju korraldama. See võib näida räige. Loodame parimat.